Lahatisin üles teile ühe meediumi, ühe klipi, mille ma tegin mere ääres koos õega. Ja nüüd ma olen tuule käest tulnud tuppa. Minu taga on niisugune kaunis taim, mida siin väga palju kasvab ja kaunistab aedasid, neid on erinevaid värve. Aga mina tahan öelda, et elul on nii palju ilu ja kauniduse ja halleluuja. Kõige selle juures on ka kõike niisugust, mis meile ei meeldi ja vahel tuleb võidelda ka vaimulikku võitlust. Et minu tänase sõnumi pealkiri on sellisel erilisel päeval nagu 12. oktoobril siit suviselt vaimuliku võitluse oskused. Saatan, teate, on ikka veel olemas. Ma olen täheldanud, et osad, kes ei kuulu kogudusse, ütlevad, et kus teie Jumal on. Et ma olen kuulnud, et te peaksite tegutsema. Ja mina tegelikult ütlen tõesti, ma pean kahetsusega tõdema ja andestust paluma ja ütlema, et andke meile kristlastele andeks. Sest paljud ignoreerivad seda, mida nad peaksid tegema. Ja kui ma läheksin, mis ütleb Jumala sõna Luuka evangeeliumis, ta ütleb, et ma lähen, proovin minna siit. Jätka, ei saagi niimoodi minna. Siis paljud ütlevad, mina kohe ei taha neid asju, sest sõna ütleb, et seiske vastu kuradile, andke maad, et andke maad sellele, mis on tõde. Ja kui ma nüüd täna, mõni ütleb, et nii nagu ütles Tõnisson Joosep Tootsile, kui tema tuli allkirja küsima Joosep Tõnise käest, mina kohe kardan neid asju, mulle kohe ei meeldi oleks, ma tean, ma oleks kottu ära läinud. Ja tegelikult, kui sa kõnnid õigsuses ja sõnakuulelikkuses Jumala ees, siis sul ei ole vaja mitte midagi karta. Ja tead, mõni ütleb, et mina olen siuke võitleja tüüp, et sina võitle, aga mina olen niisugune rahumeelne ja väetavaline inimene ja mina ei ole ikka mingisugune niisugune võitleja. Aga mäletan ühte lugu, et mõtlen, et mina ei ole võitleja, eks ole. Näiteks, mäletan seda, kui seal, kus mina elasin Jõhvis oma lapsepõlves, siis seal juhtus ja me kõik teadsime, ikka jälle keegi kuskil rääkis, tulid suuremad poisid ja pommisid raha ja võtsid kõik taskust ära, mis oli, mingid väiksed taskurahad. Ja ühel õhtul, kui meid kõik teadsime, mina olin seda mitmeid kordi ka tõdenud ja siis mõtlen, et vahel mõned, ma kuulnud ise, kui nad palusid lausa, et ära võta, et see on mul, ma pean poodi minema, ema saatis meid, ärge võtke seda raha mult ära. Nad ikkagi tegid seda. Ja minu kodutee läks lasteaia nurgast mööda ja siis ma nägin juba oma kodumaja eemalt. Ja ma täpselt keerasin lasteaia nurga tagant välja ja ma näen, kuidas ühte poissi pommitakse ja ma mõtlen, mis ma edasi teen. Kas ma nüüd jooksen kuskile paremale, vasakule, kuhu ma lähen? Mul ei ole nagu kuskile minna, täpselt seal mu tee läbi läks. Ja siis mul süda värises küll, aga ma marssisin otse edasi. Ja siis see poiss, see muidugi lasti kohe vabaks ja siis kõik moodustasid. Alguses ma ei saanudki sellest niimoodi aru, aga ma kõndisin, süda värises endal sees ja lähen ja minu tee peale teevad siis need noormehed niukse enamasti vene rahvusest ja ma ei tea, mis rahvusest nad iganes olid, aga ema tulid õhtul tänavali, vene keelt nad rääkisid. Ja mina lähen, mõtlen, mis ma teen. Ja niisugune julgus, mina lähen edasi. Ja lähen edasi ja täpselt niimoodi, et ma jõudsin nende ette, ma isegi ei peatanud sammu. Nad astusid nagu kõrvale ja üks veel kommenteeris nui baba. Ja siis loomulikult ma tundsin, et see on täna nagu võrdlus sellest, et seiske vastu. See on näide sellest, et ära lase ennast röövida. Röövi ise. Tahad sa või mitte, usud sa või mitte, et ta ikka ründab sind. Mitte sellepärast, et sina oled kuidagi, ma ei ole võitleja tüüp, vaid ta on lihtsalt kuri. Saatan on lihtsalt kuri
ja ta tulebki, ta ei väsi sinu ümber lõugamast, ütleb Jumala sõna, käib nagu möörga ja lõukoer su ümber ja vaatab, keda ta saaks neelata ja kellele oma valed nagu maha müüa, kellele oma valed nagu rääkida. See tuleb sinule siia pähe, see mõte. Vahe on selles, et mõni inimene laseb ennast hammustada ja keegi seisab vastu. Mina täna kutsun sind ülesse, võta oma vaimuliku võitluse relvad ja seisa vastu. Seisa vastu sellele ja ma tegelikult, Jumal ütleb nii, ma tegelikult viskasin juba saatana taevast alla. Vanas testamendis sellist asja ei olnud, sellist privileegi. Ja seal olid mõned juhtumist, kus surnud äratati ülesse, aga seda, et ta kuuletub meile, nagu Jumal räägib oma kogudusele, et mina olen andnud meelevalla teile. Jeesus on Jumal. Nad peaksid rõõmustama, sest Jeesus oli rõõmus, et ta oli oma jüngritega kaasas. Ta ütleb, täiesti olukord on selline. Luka evangeeliumis 31. ta ütleb, et ta oli teiega. Siis kui mina olin teiega, aga nüüd ma lähen ära ja nüüd te peate võtma küll oma pauna kätte. Nüüd te peate küll võtma sõjavarustuse, kui teil on isegi kuupemüüges ära, ostke mõõk. Hakake võitlema. Et ta annab meile usklikele väe seista vastu ja hakata kasutama. Minu meelest on väga tore mõelda niimoodi, et oli üks tore revolutsionäär, üks kalur Pets. Ja tema hakkas seisma, sest Jumal andis oma esimestele jüngritele, oma kogudusele niisuguse meelevalla selle vaimuliku pimeduse vastu, et me kasutame tema nime, Jeesuse Kristuse nime ja Jumala väge. Ja kui ma Markuse evangeeliumist lugesin, siis seal 16. peatükis ta ütleb, et räägib ühest võrratust noormehest, kes oli väga sõnakuulelik, täitis kõike käest, küsis Jeesuse käest, mida ma peaksin tegema. Ja siis selgus, et ta just seda oli kõike teinud, mida Jumal soovitas. Ta oli Jeesuse meelest, Piibel räägib, ta oli Jeesuse meelest niivõrd armas, ta armastas seda noormeest. Aga ta ütles talle, tead, müü nüüd oma vara ära vaestele ja võta või jäta. See tegi selle noormehe kurvaks, et ta süda oli seotud materiaalsete asjadega. Ja me võimegi täna öelda, et kuidas me saame üldse, rikkad on probleemiks või need, mis iganes, kellel on probleemid. Kuidas me ikka saame sinna Jumala riiki, kuidas me sinna pääseme. Aga seal samas kirjakohas on vastus. Inimeste käes on see täiesti võimatu, aga mitte Jumala käes. Jumala käes on kõik võimalik. Mingem tagasi oma sinna algsätetesse. Teate, kus need algsätted? Te teate küll, telefonil on algsätted. Me oleme kõik nii hirmus moodsaks ja kõik teinud nii teistmoodi. Aga minge sinna algsätetesse ja algsätted ütlevad niimoodi, et Paulusele ta ütles, vaata, sina oled see kalju, sina oled see kogudus. Ma ehitan sinna peale oma koguduse ja see toimib siiamaani. Mitmed tuhanded aastad. See pandi siis toimima. Paljud ütlesid, teate, te jüngrid olete täiesti kaotanud, näed teie juhti ja karjane, teda pole siin teie keskel enam. Aga Jeesus ütles, ma annan teile meelevalla, seista vastu kuradile. Ma annan teile meelevalla kõndida skorpionide madude peal ja see ei tee teile viga. Nii et Jeesus oli rõõmus, et ta jagas selle edasi. Ja kui sa mõtled niisuguse olukorra peale, et on üks sõnum, mis on 18 Matteuse evangeeliumis, ta ütleb, põrgu väravad ei võida kogudust ära. Väravad on ühed asjad, kus uks käib lahti, vahel pannakse väravad kinni. Väravad on väga aktiivne, kogu aeg on aktiivne. Ta ütleb, need väravad, mis on, need ei võida kogudust. Kogudusele on antud Jeesuse surma ülestõusmisega eriline vägi. Kas me kasutame seda? Need asi on ju, et vanadel linnadel olid suured väravad ja nii nagu me näeme, täna ikka rünnatakse, ikka veel. Osad
denominatsioonid isegi usuvad, et see on Jumala tahe, et niisugused rünnakud on ja nad räägivad mingist karistusest, et armastav isa niimoodi korrigeeribki meid, et saatan meid ründab. Aga Jeesus ütles, teil ei ole kallid teadmata, isegi saatana mõtted, just eelmine jutlus ma rääkisin, isegi tema mõtted ei ole, aga see, et algsätted, Jumal ütleb, ma olen andnud kogudusele meelevalla, kurat ei võida kogudust ära, aga võtab kogudus, peaks võtma oma selle positsiooni ja meie positsioonid on see, et me võtame kätte Matteuse 19, et me võtame kätte, mida sa iganes maa peal seod, on ka taevas seotud. Mis asi seal taevas? Kas saatan on taevas? Ta pole ju taevas, ta ei saa seal. Aga ma lugesin neid laiendatud ühte tõlget ja seal ütleb niimoodi, et mida te maa peal kinni seote, see on ka taevas aktsepteeritud ja see on ka taeva poolt kinnitatud, et see on kinni seotud. Ja niisugune üks tõlge oli niisugune, mis sa seod maa peal, inimesed ütlevad, seda lubasid taevad. Inimesed ütlevad, kurjus võidutseb, jah, ma tõden seda ise ka, aga meile kogudusel antud võtmed, mul on siin võti, see on mul küll nagu sümbol, aga mul on antud meelevalla võti, võtmed on meie käes, mida sa lubad oma peres, mida sa lubad oma linnas, mis mina saan teha nüüd niisugune üle keskea proua, mida mina teen oma linna ja rahva jaoks? Oi, ma teen väga palju, sest ma teen Jeesuses, Kristuses. No ja ega sina nüüd vaata, mina arvan, et sina ikkagi ei saa hästi asjast aru, aga Jumala sõna ütleb niimoodi. Esimest korda Jeesus rääkis kogudusest ja sellest väravast, mis kogudusele vastu tahab seista. Ta ütleb, seiske teie vastu saatale, seiske teie vastu nende põrgu väravate mõjule. Meie ei pea tegema neid asju, mis ei ole meie osa teha. Meie ei lähe nende linna ja maa ja kõik, mis seal on erinevad valitsejad, kes tulevad, aga meie läheme mitte inimeste vastu, mitte otseselt ühegi isiku vastu, taevaaluste kurjuse jõududega. Pange selga oma sõjavarustus. Mis asi see sõja, kui me räägime täna vaimulikust võitlusest või vaimulikust oskusest võidelda, siis taevad on, no niisugune näide tuli praegu meelde, et no taevad on ju ometi narkootikumide vastu, eks ole ju. Seda need taevad ometi ju keelavad. Aga kas ei peaks keelama seda, kellele anti see meelevald? Nii et meil on ikkagi õigus keelata. Ma keelan oma elukohas, kus ma elan, narkootikumide mõju ja selle lasteni jõudmine. Jeesus ütles oma päris heale sõbrale, selle sama Kalur Petsile, ta ütles niimoodi, kui ta ütles, Jeesus, ei, mina lähen sinuga surma ja mina lähen sinuga vangi. Ja siis Jeesus, ära nüüd surusta. Ja ta ütles, tead, kallis, ma tean, ma palun sinu pärast, et sa ei langeks. Ja kui sa tuled üles nüüd ükskord, kui sinuga juhtub, et sa vahest kukud, siis tõuse üles ja aita ka need teised üles ja seiske vastu. See on, et ma palun sinu pärast, et sa ei langeks. Ta teab, et saatan kiusab meid. Ta teab, et saatanal ei ole, meil ei ole teadmata saatana mõtted. Isa Jumala Jeesuse Kristuse tahe on, et vaimne surve oleks peatatud. No kuidas me siis selle vaimse surve nüüd peatame? Olge sõnas, jääge sõnasse. Ja sõnas on tõde ja see vabastab teid. Seiske sõna peal. Saatan tuli ja survestas. Nüüd, kui me kujutame ette nüüd, et mina olen, ja tema tuleb ja nüüd surub. No ta kui surub niimoodi, et kui tugevalt surub, seisa vastu. Seisa vastu. Seda ju Piibel räägib nii selgelt. Jeesus vastas, kirjutatud on, me peame tugevalt vastu seisma ja saama vaimuliku võidu. Siia ma panin kirjakohad 1. Peetruse 5:9 ja Jaakobuse 4:7. Seiske vastu. Seiske vastu sellele. Nii, esimene oli siis olge sõnas
mis on see vaimuliku võitlusoskustest. Ja teine on aktiivne võitlus. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. See ei olegi sinu tugevus. Mul ei ole tugevust, ei, mul ei ole impulssi, ei, mul ei ole oskust. Ta ütleb, seiske vastu Efesuse 6:10. Võtke kogu Jumala sõjavarustus ja seiske vastu kõigile nende rünnakule. 10. salm, ta ütleb, et seiske vastu sellele kõigele, millega palvetage püsivalt. Ja kui ma nüüd jõuan 3. punkti, siis ta ütleb, et aktiivselt, teises punktis võidelge aktiivselt, võtke kõik see vaimulik sõjavarustus, mis teil on. Ma just ütlesin, et teil on antud ju teise Korintuse 10:3 räägib, et võitluse relvad, kindlustuste, iga kindlustuse teises punktis, mille vastu me siis, võt just nende saatana kindlustuste, just tema salaplaanide, tema ideed, mis ta tahab meile, me ei ole haiged, oi, sa oled nii haig, kuskil hakkas valutama, võta ruttu valu vastu. Ei, ära võta vastu. Sa peaksid kogudus, mina kaasa arvatud, võitlema nende asjade eest, kuna meil on antud meelevald purustada vägi, pulustada need valed, purustada need müürid. Ja vahest tahaks küsida niimoodi. Kui ma kõike teen, kas see, mida ma teen, kas see on Jumalale meelepärane? Mitte see, kas see on Jumala tahe. Jumal vahest lubab meil meie tahet ka läbi suruda, nii nagu Sauluse ja kuningas Saul ja Taavet. Saul oli veel tükk aega pärast seda kuningas, kuigi Jumal oli juba teise valinud. Aga tahaks öelda, et mis on Jumalale meelepärane. Ma tahaks vahest küsida ja küsinud olengi viimasel ajal. Küsin, kuna sõna ütleb 2. Korintuse 5:11, et oli vist, mul ei ole praegu, ma ei võtnud pildi, ma võtsin internetipiibli, mida ma siin loen ja ma ei saa praegu seda avada, sest tema mõtted ei ole isegi meile teadmata. Ma mäletan ühte toredat olukorda, kui käies koos Jumalaga, sa oled vahes nagu, mul oleks vaja kedagi, kellega rääkida. Mul oleks vaja oma mure, aga mida tavaliselt öeldakse? Ei, ära neid raskeid asju, mis su elus on, neid raskeid olukordi, ei ära neid kellelegi räägi, pea need kõik endale, kanna kõik ise seda koormat. Ja vahest me vajume selle koorma alla. Jumal ütleb, kandke üksteise koormad, aidake. Ja sa ju tead, isegi tema mõtted ei ole sulle teadmata. Kas sa tead, aga mis Jumal sinust mõtleb? Oled sa kunagi mõelnud, et Jumal on sinu kohta? Ma tahan teha sinule head ja tunda sinust rõõmu kõigist oma südamest ja kõigest oma hingest. See oli Jeremiia kiri 32:41. Ma tahan sulle ilmutada suuri ja imelisi asju. Jeremiia 33:3. Kui sa otsid mind kogu südamest, siis sa leiad mind. 5. Mooses 4:29. Olgu sul rõõm minust ja mina annan sulle, mida su süda igatseb. Ja tead, ta ütleb lausa seda, et mina olen Jumal see, kes on andnud sinule need igatsused. Filippi kiri 2:3. Tead, ma võin väga palju korda saata koos sinuga. Jumal, kui mina võin korda saada palju rohkem, kui sa oskad unistada. Efesuse 3:20. Sest mina olen sinu suurim julgustaja. 2. Thessalonika 2:16-17. Olen samuti see isa, kes toetab sind raskustes. Kui sinu süda on murtud, olen mina sinu ligi. Laulud 34:19. Otse kui karjane hoiab oma karja, olen minagi kandnud sind süles ja oma südame lähedal. Jesaja 40:11. Ma kuivatan ühel päeval su silmist kõik pisarad. Ja kui keegi teab, on üks niisugune armas palve, 1. ajaraamatu 4:10. Jaabese palveks kutsutakse seda ja seal on kirjas, õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala. Ja mõtlen praegu, mina olen praegu tulnud 4500 kilomeetrit oma maalt.
ära hoopis teisele maale. Kas see ei ole maa-ala laiendamine? Ma ju palvetan siin samuti, nagu ma palvetan oma kodus. Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke, ärge tundke hirmu nende ees. Issand Jumal käib ise koos sinuga ja tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Sellepärast saa Jumala sõbraks ja ole rahul ja saavuta õnne, Hiobki ütleb niimoodi. Ja täna ma ütlen siis sulle veel korra üle. Sinu vaimuliku võitluse relvad on antud ja see on, ole sõnas. Saa teada tõde ja seisa selle tõe peal, mitte see, mida sa tunned ja see, mis olukorrad tulevad vahest väga keerulist ette. Aga võitle, sul on antud see meelevald, ta ütleb, sa võitled nende võitluse relvadega, mida mina sulle andsin. Issandas, tema tugevuse jõus võitle, seisa vastu tema salamuse, sul oli isegi teadmata tema mõtted. Nii siis ma olen nüüd selle üle korranud ja võin sulle öelda, et kogudusele, need on justkui need algsätted. Teame, mis kuulub meile, teame, mis kuulub ühele kristlasele. Ja tänan, et sa mind kuulasid ja ma loodan, et sul avaneb ka see klipp, mis ma ennem seda üles laadisin, kus ma kõndisin mere ääres koos õega ja tervitan teid kõiki ja soovin Jumala õnnistust ja rahu. Ja täna tahan ma eriliselt palvetada selle pärast. Isa, ma palun nende pärast, kes on suures ängis, kes on suures raskuses, kes on niisuguses olukorras, et ta ei näe väljapääsu. Isa, ma palun, ma seisan vastu kuradile ja ma võtan need sinu tulised mõõgad, kuna Jeesus ütles, ostke endale mõõg. Ja ma olen selle mõõga saanud sinu käest, need on need sinu võitluse relvad ja ma lõikan läbi kõik saatana kindlustused, ma lõikan läbi ta valed, ma kuulutan täna, need, kes oli koormate all, saavad need koormad lahti lõigatud ja te seisate, tõusete justkui olukordade peale. Jeesuse nimel ma tänan sind, et sinu tahe, et inimesed oleksid vabad, et sinu tahe on, et nad otsiksid ja teaksid, kes nad on sinus Jeesuses Kristuses, mis meelevalla sa oled meile andnud. Isa, ma tänan, et ma võin täna vaimus välja kuulutada, ütlen, ma annan teile, teie seljakotid, need paunad, mida Jeesus ütleb, võtke nüüd paun, kui mina olen teie juures, nüüd võtke see paun, ma panen need paunad inimeste selga. Nad saavad selle uue sõjavarustuse, nad astuvad välja sellele ja võtavad selle territooriumi, mis kuuluvad neile. Ja nad lähevad nendesse paikadesse. Õnnista mind rohkesti ja laienda meie maa-ala. Amen.